See mees, kes meil andis selle, et ütles, et siin võib veel elekter vahest ära minna. Ma pean ennast varuma taskulampidega. Meie seiklustaim on võisida meile meeldib. Söögid ja need tujuvad, seda teeksime me pöögid. Räige hooga sõidab. Hakkame jõudma kohtaole. Hakkame jõudma kohtaole. Nii, jõudsimegi Kopanjanile. Ei, Kohtao. Taxi, jah? Taxi outside of the pavilion. Okei, outside of the pavilion. Lähme siis outside of the pavilion. Taksod on siin sellised. Loodetavasti väga ei raputa, aga noh, siin ainult sellised taksod ongi. Ma ei tea, taksojuht näitas meile, me istusime siia, mõtlesin ka, et me istume sisse, aga okei. Vaatame siis, et me üle ära ei kukku. Ja Siim võtab rolleri, täpselt nagu meil plaan oli. Ja peaks äkki võtma meile sappa, vaatame. Fifi on ka siin väga vapper reisisell. Jee! Meil on number 1 ees. Siim on Ott Tänakust isegi parem. Saare elu. Siin on meie bassein. See on vetsupott. Tegelikult see on mingi siuke asi nimega mingi puhaste, mis teeb niukest asja, niukest tööd. Ja siis siin on meie imekaunis vaade. Siim on seal. Ta parkis kellegi teise kohale rolleri, siis nüüd ütles, et võib sinna parkida. Duš, vaade. Siit läheb meie tuupa. Siin on elutuba. Siin arvatavasti, no ongi, ma arvan, Krista ja Siimu tuba. Ja siin on minu tuba. On täpselt sama, oota, ma kohver on seal. Ja siin on vannituba. Tuleb üleme. Tere. Ma unustasin teile kööki näidata, sorry. See on Fifi krõbi. Ikka. See mees, kes meil andis selle, et ütles, et siin võib veel elekter vahest ära minna. Ma pean ennast varuma taskulampidega. Ainult üks, mis pole päris taskulamp. Ja Siim hüpata nüüd vette. On külm ka või? Kotsin tegelikult. Täiega soe. Mitu korda. See läheb soojaks siis. Kuidas? Väike võtab seda rõõdust. Kus kohas ma ei näe? Ura, see kus liiguvad, ta läks ära. Rollis puutsas. Jumala läheb, meil on džungliaken suurest. Ja ma just panin tähele. Vaata puud otsast. Põõsas liigub, jah? Ja midagi teeb see. Ära praegu liiguta väga. Ta tuleb siia, näed. On jah. Lahe. Nagu ahvi moodi. Ei, minu see on siuke nagu lendorav äkki. Äkki on jah. Lendorav. Siit paned lennuga. Ei, aga tal ei ole neid tiibu.
Restorani otsingutel. Restorani tee. Oo, hakkame kohale jõudma. Rolleri võtsime igaks juhuks üles. Vägev Ilus koht. tund on. Päris lahe koht ju. Nad võite sinna minna. Väga äge koht jah. Which is like such an amazing part. Yeah, I remember your face. Yeah, that's fun. Tuled esimesse restorani kohtaal ja kohe on tuttav vastas. Muidugi, sest et vaata, kuidas me kokku saime Eestis kuskil peol, tema on Inglismaalt, ma olen Eestis, täna olen kohtaal väiksel saarel, Taimaal ta ka, tea, juhuslikult. Siim on maailma kuulus, sellepärast kõik tunnevad. Kõik tunnevad. Eile oli magusin, sest et ma küsin nõu sügariks. Miks on hapukoor peal on? Hapukoor. See on jogurt. Kus nad see hapukoor? See on hapukoor või? Siin riigis hapukoort ei ole, aga Liisa müsli peal on hapukoor. Jaa. Siin pole smuutit. See on müslikauss jogurtiga. Mõtlesin, et see on smuutikaus. Tuleb välja, et ei ole. Aga maitseb. Mega äge koht. Üliilus, jõhkralt ilus ja see päike nagu OMG. See on, mulle ei meeldi üks osa siin. Need on nii madalad. Me oleme jõudnud kohale. Kohal. Nüüd on valmis. Nüüd on valmis. Et esmamulje on väga mõnus, nagu selline, nagu oleks kuhugi oma keskkonda jõudnud, selline hea vibe. Nagu oleks Instagrami jõudnud. Nagu igal pool mujal oled külas olnud, Ho Chi Minhis, Bangkokis, Hua Hinnis, kus me kõik käinud olema. Ja siin sa oled nüüd jõudnud nagu siia, kus sa pidid jõudma. Aga no see on alles esmamulje, me oleme siin olnud 2 tundi saare peal. Ja selle kohaga on lihtsalt see, et ma olen näinud neid Insta-pilte küll siit. Vaateid värki. Ja praegu ma näen ka inimesed pildistavad ja ma ise pildistasin. Aga see, kui sa oled ise siin, siis 3D-s ikkagi see maagia on palju suurem, et seda tegelikult see pilt ei anna edasi. Oota, ma tahtsin zoomida seda ranna värki. Räägi. Ja hakka ka followma Kristrit Instagramis. Tohoh. Jah, saite nüüd. Vaat nii. Asju toimub. Käisime poes. Valisime meelega kaugeima poe peaaegu. Google Mapsist, et saaks sõita. Ja tee peal oli 100 poodi ja 200 7-Elevenit. Ja et nagu päris suur tundus see saar ikkagi. Tundus. Eks see tegelikult on muidugi väike, aga palju toimub siin ja elu käib ja kohti on ja väga ilus. Vaadata. Jämmi. jõhkrad suured praed. Hüvasti vael. Jumala hea. Mangosalat, papaiasalat. Kumb? Papaia vist. Mul on pad thai kanaga. Liisal on pasta bolognese. Mis siin toimub? Töö käib. Hei, käib. Oi, siin on märg. Kas te ikka meie Vietnami videos olete näinud? Mingi vaadake, siin pannakse kokku neid. Siin on vabrik, Vietnami videote vabrik.
Uus ilus päev on alanud. Kella jaoks on, kes veel põõnab. Vägev. Näita, kui sügav on. Pea nukkad välja. Sain. Natukene. Me oleme nii mäe otsas, et siit me veel peale ei lähe. Laskame Siimul alla sõita. Ma lähen kiiruga tema juurde. Siim, siin filmitakse. Oi, vaata nüüd. Panen elektrivarlale käima. Nüüd muutus bensiinirallariks. Let's go! Kummale päevale peab sõitma? Paremale. Ma tean. Sunrise coffee. Morning rain. Yeah. Sina hakkad jooma? Korumammi näoga. Mina tegin vahepeal kodus tööd, Liisa õppis ja Siim käis üksinda ringi sõitmas ja avastas selle ranna, mis siin on. Nüüd tulimegi siis ühiselt siia sööma kõhud täis ja siis Liisa ja Siim loodavad, et nad saavad snorgeldada. Mina tellin suvalisi asju menüüst, mis kuidagi nagu millegipärast silma jäävad. Seal oli garlic, mingi garlic oli kirjas ja siis mul juba see nagu Nüüd. Sest et hommikul me tundsime kuskil nii head praetud küll seda, kui lõhna oli. Mina tellisin friikaid. Selline see toit siis on. Kana, väga maitsekalt praetud. Salat ja reisikene. Tom Yum, mega. Lemmik. Päris äge rand või mis? Polegi sellises varem käinud. Väga lahe. Siim ja Liisa läksid lähemalt vaatama neid hulle, kes sinna suure kivi otsa ronivad. Seda on ikka väga hirmus vaadata. No poisid saavad enam-vähem hakkama, aga mõned tüdrukud on ka ukerdanud sinna ja no ikka nii vaevaliselt ja napikalt, et Need ronivad seal, tšikk ronis üles, siis nuttis seal üle. Ei olgenud alla hüpata. Ei tasu ronida kuskile, kus see kinni. nüüd tuleb alla tagasi. See on ikka jõhker seal üleval olla, ma ei kujuta ette, see on väga hirmus. Kõige hirmsam selle asja juures on seal see, et saad seal üleval ja põhi paistab. See on aju, ma ei ole hüpanud niimoodi kuskil Maltal vist. Siin ka hakatud mahtada. On 5 meetrit tead, et on räime sügav. Ja põhi on nagu niimoodi ja siis on nagu mindfuck. Ei ole teha. No noorte värk, kui me seal Hua Hinnis olime noorim perekond piirkonnas, siis siin me ikkagi aitame kaasa selle keskmise näitaja tõstmisele kui langetamisele. Enamus on ikkagi 20-ndates
no jaa, 30-ndates on ka kindlasti paljud, kes näevad head välja. No lapsega peresid oli. Lapstega peresid põhimõtteliselt ei olegi. No lapsed käivad koolis ka. Aga jah, kõik on hästi noored, siuksed uljad näha on, et lapsi veel pole 20-ndates. Elavad elu, mis on väga äge. No nüüd mindi täitsa klassi ekskursiooniga sinna kivi otsa. Klassi ekskursioon suure kivi otsa. Suure kivi otsa. Ja Siim ei taha seda vaatama jääda, mina just tahaks näha. Täiesti hullud. Aga noh, eks elus peab igast periood olema. Meil hakkab täna perekondlik päikeseloojangu vaatlemine. See on iga päev, aga eile me ei olnud siin päikeseloojangu ajal. Oi! Vähemalt ei ujuma. Floating laundry. Ai, vipivaa. Floating laundry. Tulime linna peale. Jõhker möll käib. Väga palju rahvast ja liiklust ja rahvast ja liiklust ja kõndimine ja sõitmine on segamini. Kasari öeldi selle vaata, et rahvast on rohkem kui inimesed. Ja siin on rollerid rohkem kui inimesed. Igal ühele 2 rollerid. Ei tea, mis siin toimub. Klassi ekskursioon jätkub vist. No nii, cheers! Joo, 3 korda peab seda tegema. Väga hea õlu. Siukse asja, kui sa paned see telefonisse sisse, siis sa saad vee all selle palla. Et ma tegin endale flipi, see iPhone flipi. Ma ei soovi endale iPhone'i, aga nüüd see on mitu iPhone, teeme nii. Siuke pannkohk tuleb meil. Meie tekitasime tüübile järjekorra. Ja see ei ole mingi tavaline tüüp. Teate, kes ta on või? Just for home. On Bruno Mars. Ei mida süüa. Mina. Väga mind. No tule. Hoiame. Siim hoiab. Minul ei ole sun midagi hoida. Valmis. Valmis või? Valmis. Opsti nähed. Oi, prillidega on ikka julge. On jah? Sääsed ei lenda silma. Ma panen järgmine need snorgad on üks prillid. Spagaat. Jooga rahvas ikka. Et aga mis see? Ühed joovad, teised teevad joogat. Siuke saar ongi. Lähedalt kasvab puumaja, sest oli... No see on kõik siin loodussõbralikud, vaata kui roheline siin on. Oota, ei ole valmis. Ja ehitavad niimoodi, et seda nagu üle lähe. Jaa. Lähme hommikusöögile. Lähme. Vaadata seda mäge ikka. Kust me lähme? Palun? Ja kohal. Rolleriga on tore sõita, aga rollerisõidu kohtades ma võin oma seelikud ja kleidid kohe kaugele kapi nurka visata. Nii. No ei sõida seeliku ja kleidiga. Ma küll sõidan.
ja, sõitsin kelgiga. ja mingist soengu tegemisest ei ole ka mõtet rääkida. Ja telefoni, kus telefon? Telefon on käes. Ja mul on tegelikult mitmeid erinevaid nokamütse kaasas. Ausõna, te ükskord nägite, 7 tükki oli kohvris. Aga ma kannan kogu aeg seda ühte lemmikut. Või oli 9, aga mingid nokatsid ma saatsin sinuga Eestisse juba vahepeal, kui sa käisid. Ai. Tegelikult siit peaks rolleriga alla sõitma, sest Markla on all. Aga? Aga Te ei julgenud. Siim keeldus. See on ikka üks imeilus oaas siin. Terve see saar on siuke, ma ei hakka mõtlesin. Siin on räigelt palju inimesi, me käisime seal all linnas. Aga kõik on nii roheline ja ikkagi nagu paradiis. Ei ole siuke concrete linn. Jaa. Jõhkar ikka. Kui kaunis koht. Toiduparadiis. Jah. Ise tegin praegu, me oleme kodus. Ja koer. Nonno. Mina magatäis. Aga on kondi siis. Ma väljas nagu. Ja, kui seest jäädaks läheb, me tuleme sisse. Ja tere, Räigemägi. Siit tuleb ikka minna andana. No veab hästi. Rolleri jõud on. Uus päev, uus rand. Siin me ei ole veel käinud. Ilmselgelt me ei ole veel siin käinud. Sissepääs oli siia randa 50 pahti täiskasvanu. Laps 0. Päris huvitav. Tundub selline üsna varjuline rand, mis on vahva vaheldus, kui sa oled iga päev lõõskava päikse käes. Vesi tuleb lahedalt siia puude alla välja. Väga huvitav. Liisa sai uues snorgeldamismaski. See on ikka üks huvitavamaid randu, kus ma käinud olen. Niimoodi, et sa põhimõtteliselt ei näegi vette minejaid, nad on täit puu taga peidus. Liisa seal juba snorgeldab. Me tegime videos ka. Me tegime veealusel videos. Kuidas oli uus mask? Väga hea. Ma vaatasin, sul oleks laine üle pea paar Ja, korda. aga siis ma pean puhuma selle välja. Kuulake. See on niisugune pall sees, mis ei lase vett siia minu juurde. Et ma ei saa selle sisse hingata, siis ma pean neid Et siin on lahe see, et siin ei ole neid suuri betoonist maju. Mitmekorruseid hotelle ja siukseid räigelt suuri, vaid siuksed väiksed majakesed ja looduse keskel. Et loodus on jäetud kõik alles. Kõlarid ja vaal. Pidusi toimub siin räigelt. No täna on 5 lavaga mingi pidu. Ja homme on see ja eile oli see ja üleeile oli too. Nagu julmalt toimub siin pidusid. Ja üks onu parandab seal katust. Päris julge. Väga ilus. Seal see päike jällegi taaskord läheb. Siin paradiisis. Söögiga läks jälle nii, et jube hea on. Ja. Ma pole proovinud. Mingi huvitav karri, kanakarri magus kartuliga, bataadiga Ja torn. ja riisitorbik.
päris hirmus ju öösel minna pimedasse vette. Juba päeval on see hirmus seal vee all ju. Ma ei võita. Suured plastikud kokku. Jõhker ikka nüüd. Värvide järgi. Päris ilusad tessad tulevad. Näe, siin on see. Jenga. Jenga. Kolm see pinter. Teeb praegu mingit kausi. Lahe külaline tuli meile. Ta tuli siia Kekkode jahimaadele vist ka putukaid püüdma. Kekkodele ei meeldi, et ta tuli. Kekko peidatud tema. Kekko luurab seal. Kekko, ja ta näeb nagu leht. Nüüd on täiesti nagu puulehtedest tehtud. Jumal äge. Mihvi teeb endale pesa siia. Mihvile meeldib pesa kaevata. Vaata. Soovi vajad meile. Oo, mõnna. Auku. Mihvi tahta. Kaevas endale augu sinna. Me oleme kuuloojangu ootel, sest me ei ole seda veel siin näinud ja siis me istume ja ootame, et kuu loojuks, aga täna ta liigub aeglasemalt kui muidu.